tere, armas, mina olen Triinu ja mul on ülihea meel, kui sa oled jõudnud minu Youtube'i kanalile. Mina räägin sulle ainult oma elust ja just sellest, mida ma olen ise läbi elanud ja millest ma olen välja tulnud. Nii et kui sina oled täna näiteks hädas mingite haigustega või siis rahaga või siis ärevusega või siis depressiooniga, siis need on need kohad, mida mina olen siis endal lahti häkkinud sõna otseses mõttes, sest ma 10 aastat tagasi olin olukorras, kus mul polnud elujõudu, mul polnud raha, mul polnud tervist ja minu suhted olid täiesti kaoses. Ja ma ei saanud aru, mis ma valesti teen. Ma ei saanud mitte midagi aru. Ja täna on siis see koht, kus ma olen 10 aastat siis tegelenud iseenda alateadvusega. Olen otsinud üles need sõlmed, need energiad, mis on vaja olnud ümber pöörata, suhtumine töösse, rahasse, meestesse, iseendasse. Nii et need olen ma kõik puhastanud ja see tähendab seda, et minu vana mina oli väga tugevalt meesenergias. Ma olin selline naine, kes siis töötas 24/7. Ja kui ma olin läbi põlenud, siis ma sain aru, et see ei ole okei. Et midagi on pildis väga valesti. Midagi on pildis väga valesti. Ja see koht minu elus lükkas mind väga tugevalt enesearengusse, sest et ma tahtsin olla särav naine, aga peeglis vaatas vastu väsinud, hall, magamata, ärevuse hoogudes, EMO püsikliendina olev naine. Nii et see oli valus koht, mis tuli mul endasse vaadata, et tunnistada seda kohta, et see ei ole okei. See elu, mida ma olen varasemalt elanud, see ei ole okei elu. Ja ma taotlesin tegelikult täpselt selliseid inimesi, et kus ma tegin otsuse, sisemise otsuse, et palun jaga mulle neid inimesi, kes teavad, kuidas sellest olukorrast kiiresti välja tulla. Ja imed on olemas ja minu looja, minu sees, universum, mis võivad võib-olla tekitada sulle segadust, need sõnad ja see info, aga me oleme nii võimsad, väekad inimesed, kõik, vahet pole, mis sul täna võiks ka, mis teema sul võiks olla, siis tea, et sina oled võimeline ka ennast sealt välja tooma. Ja just seda siis, kui sa ka soovid endale abi ja oled võimeline ja soovid abi vastu võtta, sest tegelikult meie sees on hästi tugevad uskumused, meie mustrid. Üks nendest on see pool, et ma pean olema tugev, ma pean ise kõikide asjadega hakkama saama. Ja siis naised jooksevad ennast oravrattas täiesti tükkideks. Ja siis nad ei saa aru, mida nad valesti teevad. Ehk siis sinu sees on uskumused, mis siis tegelikult nagu hakkavad sinu väliselu peegeldama sinu välisreaalsust. Nii et mida varem sa ärkad ja hakkad oma mustreid ümber kodeerima, seda parem. Nii et kui ma olin 33-aastane ja saadud diagnoos ärevushäire, oli siis nii pime koht, et ma ei osanud iseendaga mitte kuskilt otsast nagu tegeleda, sest ka sellel ajal ma võin öelda, ma ei leidnud turult peale homopaatia, konstellatsiooni midagi, aga need olid ka kõik lapse kingades, nii et tegelikult ma sain väga tugevalt 33–43 olla väga tugevas ärevuses ja depressioonis. Ja just sellepärast, et ma ei tegelenud iseendaga ja ma ei osanud tegeleda, ma ei teadnud, kuidas tegeleda.
nii et minu taotlus on täna see, et kõik, kes tunnevad ennast ära või otsivad abi, sest mina otsisin seda inimest nagu tikutulega. Ma reaalselt otsisin, palusin universumilt, näita mulle, sest et ma ei jõudnud enam tööle minna. Ma ei jõudnud enam tööle minna, kujutad ette? Ja ma ei soovinud tablette. See oli minu nagu üks kõige suurematest soovidest, et mitte oma keha lõhkuda, sest ma olin tablette saanud lapsest saadik, aga kui ma hakkasin homopaatiaga tegelema, siis ma sain ennast ja lapsi ära võõrutada tablettidest ja siis ma sain aru, et mul läks juba natukene paremaks, aga juurpõhjused, millest ma ei saanud aru, kuidas meie juurpõhjused tegelikult meie elu mõjutavad, ehk siis sinu lapsepõlv ja sinuga eelmised elud. Aga ära karda, ühelgi seansil ei lasta sind kunagi eelmistesse eludesse, kui sa ka tuled, sest tegelikult on minu seansid väga leebed, samm-sammult, et sa ei peaks üldse kartma. Et kuna mina nagu olin sellest kohast, kus siis kui ma abi leidsin, siis ma ütlesin ka oma lähedastele, et ma leidsin selle inimese, kes teab, mis mul viga on. Aga minu lähedased ütlesid, ei, ära sa ometi seda tee. Ja siis ma mõtlen, et issakene, jumal tänatud, et ma kuulasin ainult iseennast. Nii et selles mõttes see on nagu ülioluline, et sa kuulaksid ainult iseennast, ainult iseennast. Ja see on need kohad, kus sa siis hakkad nagu ennast nagu tundma õppima. Nii et ehk siis, mis siis oli kõige suurem nagu teema, oligi see pool, et ma olin väga tugevas meesenergias, ma ei olnud oma energias, ma jaotasin oma eluenergiat ja ma ei olnud oma väes. Ma ei olnud oma väes, mul oli madal enesehinnang, ma tõestasin kogu aeg kõike. Ma elasin ellujäämises, ehk see tähendab seda, et hirmudes, kuidas ma hakkama saan, teadmata seda, et millised anded ja võimed mul on. Nii et ma olen täna avanud oma anded ja võimed. Ma tajun väga hästi, ma olen terve elu tajunud, aga ma ei teadnud, et see on minu annetest ja see tuleb mulle nii lihtsalt ja loomulikult. Kui ma täna teen klientidele töid, siis inimesed isegi ei tunne selliseid kohti, siis ma mõtlen, et oh my god, see on ju nii lihtne. Ja ometigi oli see minus väga kogu aeg olemas. Ja aga ma lihtsalt ei tunnistanud oma andeid. Ma ei võtnud neid ka vastu, aga ma täna olen nad kõik nagu tunnistanud, vastu võtnud ja see tähendab ka seda, et ma olen täna selles kohas, kus ma saan jagada inimestele, kes on selles kohas, kus mina olin. Ehk siis väga raskes kohas. Pole elujõudu, raha, kõike seda, siis ma lihtsalt ütlengi, et leia need vahendid, tule seansile ja sa näed, mis juhtuma kõik hakkab. Imed hakkavad juhtuma, ainult imed. Nii et ma olen täna siin täies elujõus, 0 tabletti ja jagan inimestele siis neid teadmisi, kuidas nad saaksid tulla välja ellujäämisest, ärevusest ja hakata looma ise oma elu. Tuleme ära oma täispotentsiaali. Nii et kui sa veel ei ole aru saanud, millises väärtuslikus maailmas sa elas ja sa ei ole veel näinud iseenda väärtust, siis ma aitan sul seda näha, et kui oluline sa tegelikult oled. Ja tänu enda teekonnale olen ju mina samamoodi tundnud ju siis seda meeletut valu, seda meeletult üksi olemist, seda kurbust, seda tunnet, et keegi ei taha mind, seda hüljatuse haava. Need käivad kõik ärevuse ja depressiooniga kaasa. Hirm tuleviku ees, surma ees, kõik need on nii tugevad energiat, mis on inimese sees ja loovad seda reaalsust. Aga ma aitan sul selles kohas ka välja tulla, et need on olnud minu tunded, milles ma vanasti elasin ja see takistas täielikult olemast kohalolus, olemast rõõmus, olemast mina ise.
aga täna ma olen siia jõudnud ja mul on ülihea meel seda kõike jagada. nii et inimesed teaksid, mis on võimalik tulla ära nendest tunnetest, sest meil on võimalik oma tundeid transformeerida. Aastaid tagasi inimesed ei tunnistanud oma tundeid, isegi keegi ei saanud aru, et kui oluline on tegeleda ainult oma tunnetega. sest et sest meie teadmised, teadmised inimesest olid nii nagu vähesed, nii et täna selles mõttes on nii äge, et inimesi on lahti häkitud ja inimesed teavad täna, kuidas olla terved ja rõõmsad. Ja see on nii võimas. Nii et kui sind huvitab rõõm, kui sind huvitab armastus, olla armastuses, olla väes, siis võid julgelt mulle kirjutada, et sa ei oleks seal kannatuses, nii et minu süda on neile avatud, kes siis tahavad tulla ära oma jõusse, väesse ja oma särasse. Ja sa näed, mis siis kõik toimuma hakkab sinu elus. Aga aitäh sulle ja mõnusat päeva. Tšau ka!